kõige olulisemaks stressiallikaks ja ka kõige olulisemaks võimaluste allikaks meie elus on läbi näha ja eraldada ennast nendest 3 tüüpi mõtetest. Esiteks, mõtted sellest, mis on siin maailmas võimalik ja mis ei ole võimalik. Me oleme enda jaoks täielikult ära kirjeldanud, mida me suudame, mida me ei suuda, mis on võimalik meie poolt, mis ei ole võimalik, miks mõni saavutab midagi, miks mõni ei saavuta midagi, miks mõni saab mingite asjadega hakkama, miks meie ei saa nende asjadega hakkama. Ehk siis kõik need on tegelikult meie mõtted sellest, kuidas moodi maailm töötab. Teiseks, meie mõtted iseendast ehk siis meie minapilt. Me ei tunne iseennast tegelikult mitte kuskil mujal kui enda mõtetes. See võib kõlada algul väga filosoofilisena, aga proovi see väide ümber lükata. Jah, sa näed ennast peeglist, aga sa näed lihtsalt oma füüsilist keha. Aga see isik, kelleks sa ennast pead, see eelkõige ju elab meie mõtetes. Kui sa iseendast kellelegi räägid või iseendast justkui mõtled või tegeled iseendaga, siis sa tegelikult ju tegeled mõttes selle isikuga, kelleks sa ennast pead. Ja nüüd küsimus on selles, missugune see isik on, kui tugev ta on, kui hästi ta eluga hakkama saab, mida ta kardab, mis on tema jaoks keeruline, mis on tema jaoks lihtne, mis on tema tugevused, mis on tema nõrkused. Vaata lähemalt. Need kõik on tegelikult mõtted meist endast. Ja 3, meie mõtted sellest, mida teised inimesed meist mõtlevad. Ehk siis meil ei tekita probleeme mitte ainult see, mida me ise endast mõtleme, vaid kõige paradoksaalsem on see, et me tegelikult väga-väga palju oleme mõjutatud ka sellest, mida me arvame, et teised meist mõtlevad. Ja kui veel see ei pane meile piisavalt piiranguid peale, mida me ise endast mõtleme, siis hirmud selle eest, mida teised võivad meist mõelda, kui me teeme seda või kui me ei tee seda, kui me käitume nii või kui me ei käitu nii, siis need seavad meile lisaks veel omakorda päris palju piiranguid peale. Ehk siis, kui sul on mõni idee, mida sa tahad realiseerida, kui sa tahad midagi käima lükata, siis võib-olla esimene samm on kõigepealt tuvastada, hakata läbi nägema ja seejärel natukene eraldada iseennast nendest 3 mõttegrupist ja sa võid avastada, kuidas moodi kõik muutub palju lihtsamaks, kõik muutub palju stressivabamaks ja sa võib-olla suudadki selle asja päriselt käima lükata.